koer sealt ja ka kaasas. Toaplokk. Tuleb üles kasvatada. Saarapott pähe ja Lihima ikka lihima veel. Tõstis väike. Tuleb vastik päike paistab nagu silma. Halligi ei näe. Ei peal on auto väga ise pohv. Laiendab. Veits sama. Olge nüüd väikesed lapsed hästi tasa, sünnipäevalaps alles magab. Mis sünnipäevalaps? Kellel on täna sünnipäev? Meie koolil muidugi. Uhtla kool saab täna 15-aastaseks. Vaata, kui ilus ja suur sünnipäevakringel meil on. Paneme siis ruttu küünlad põlema. Paneme ja. Küünlad sütavad kõikide lendude esindajad.
koos koolile sünnipäevalaulu. Õnne soovime sul 3 korda eesti keeles. Kallid pisikesed poisid, tüdrukud, lugupeetud külalised, hea puhtne rahvas. Tore on, et te leidsite aega tulla meie kooli sünnipäevale ja rõõm on seda suurem, et alati seda päeva nimetatakse ka tarkuse päevaks. See on rõõmupäev, see on rahupäev, see on sõpruse päev. Küllap need sõnad sobivad ka märksõnadena kooliellu. Me loodame väga, et ilmajaam on täna olnud meie ka ühes nõus ja see sünnipäevapidu läheb igati korda. Ma tulen teie ette veel, kui antakse mulle sõna, aga seekord on see jutt limiteeritud, nii et eks te tüdrukud jätkake. Aitäh! Aga mina arvan, et kõige tähtsamaks külaliseks sellel sünnipäeval on 1. klass. Ja kõige tähtsamaks raamatuks meie koolis on õige, Aabits. Ja kõige tähtsamaks õpetajaks meie koolis on direktor Tõnu Joab ja tema annabki teile kätte Aabitsa. Noh, nii see elu on. Meil on siin tublid korraldajad ja tänane peokava millegipärast taheti hoida natuke minu ees ka saladuses, nii et hea meelega jagan sulle täna väike poiss tüdruk meie kooli esimese Aabitsa. Ja kui ma ei eksi, siis kirjutatakse aasta 2010. Sinu ees on muidugi teised inimesed. Sind tänatakse kui tublit koolipoissi, kui tublit koolitüdrukut ja ulatatakse sulle kooli lõputunnistus. Aabitsa üleandmise puhul me soovime õnne ka sinu emale, isale, sinu perele ja kui sina saad uhke kooliraamatu Aabitsa, siis me hea meelega anname emale, isale üle koolikella, kus on sees meie 15 aasta endiste ja tänaste õpilaste suleproov. Ehk Sirje Rebane tutvustab meie kooli astujaid ja ole kena. Ja Veljo palus valla poolt edasi anda kõigile ka pisikene kinnitus. Lauri, tule siia. Tähendab, olgu siis nii, et kõikile teadmiseks Aabitsaga taastab ka Sõberu valla poolt kena kinnitus ja sinu emale, isale koolikeel. Nii, palun Lauri.
Järgmisena saab aabitsa Madis Eril. Kutsama ema isaga siia. Tüdrukuid napib, kuid ometi on meil Piret Luht. On tore, kui koolis käivad koos õde ja vend Priit Luht. Noh, ei olnud viga, hakatuseks hea küll. No teeme nii, et teise teeb tahvi juures üks poiss, kelle nimi on Ivar. Nii, ja nüüd Ivar räägib ka, kuidas see arvutamine käib. 51 miinus 27 on 24 pluss 13 on 37 pluss 4 on 41 miinus 24 on 17. Said teised ka nii? Kena. Nüüd tuleb järgmise teeb Karmela. Nii, nüüd Karmela räägib ka. Miinus 34 absoluutväärtus on 34, siis miinus 19 ja miinus 11 juurde, siis miinus 11 pluss 35 ja miinus 37. Noh, õigesti on ümber kirjutanud, kuidas nüüd lõpptulemuse saame. 34 miinus 19 on 15, miinus 11 on 4, 4 pluss 35 on 39 ja 39 miinus 47 on miinus 8. Nii, jah. Said teised ka sellise vastuse?
Maili oli nii või? kui need väiksed on seal töötama hakkavad, need võib lühida naevatada kaamerast. Anti juba õppida ka. Kuidas sul läks? Hästi. Pahandada ei saanud, jah? Ja Anti koju juba õppida ka üht-teist? Ei olnud? Midagi. Mitte midagi ei olnud. Et jookse aga. Kuidas sul lugemisega? Hästi. Tähed on juba teada, jah? Ja loed juba sõnu ka kokku? Noh, nii. Alo, loe sina natukene, siis vaata, kas Šandor oskab nii lugeda. Loe talle natukene. Hanke enekesest teadmisest Oskar Mutsu koostislähtudes loeb artikkel mitu korda läbi ja püüab võimalikult palju olulisi andmeid meelde jätta. Teoste abita püüdakse pinginaabriga loetud põhjal teha peegeldavat kuulamist. Üks paarilistest ütleb lause selle kohta, mida ta meelde jättis. Kaaslane kordab seda lauset ja lisab omalt poole lause, mida kordab esimene õpilane eelnenud lauseid ja lisab omalt pooljärgmise. Näed see, kui huvitav mäng, jah? Kui asjakohased laused otsa saavad, vaatab ka allika Meterjel veel kord üle. Huviline kaamera on aga 9. klassi matemaatikatunnis. Nii, noh, kes teil klassi vanem on? Noh, räägi, mis muljed esimesest koolipäevast on? Laire, sina lisa? Kerge. Võrreldes teistest päevadega. Mina arvan, et täna on liiga palju tunde. Kott on liiga täis kogu aeg. Raske. See Raivo ütleb. Mis ikka öelda? Nii. Räägi. No komment öelda. Jaa, no komment. Poiss häbene. Mida sa näed? Pole öelnud. Päev on päev. Sina? Ees on päev. Üks tund tulemas. Täna ikkagi ei tea vähe. Vähemalt sai sõitadega võtta lõpuks. Noh. No Rane. Täna ikka poiss mõtleb. Poiss täna mõtleb, et no ei küll täna liiga raske. Homme on raske. Noh, ega see aasta kerge olema ei saa, sest selle aasta jooksul peab sa kõikides ainetes ega põhilise meelde tuletama. 3 eksamit seisab ees ja matemaatikaeksam on, mis te arvate, millal? 15. juunil kell 10 algab matemaatikaeksam, nii et juba tasub. Noh, lõpupidu on, mul ei ole kalendrit, mis päev see 15. on, aga ei saa olla. On. Täna on 3. ja esmaspäev, arvestage nüüd.
Mõtleks, et matemaatikat õppides tuleb õppida avastama probleeme ja probleeme lahendama. Kogu inimühiskonna areng alates kivikirve ja ratta leiutamisest kuni tänase päevani on olnud üks pidev probleemide lahendamine. Palju probleeme tuleb oma elu jooksul lahendada ka sinul. Nii. Ranel. Palju mured, millega ühiskond maadleb, on inimeste matemaatilise harimatuse ülim. Selleks, et neid probleeme oleks vähem, tuleb õppida oma peaga mõtlema. Aga lisaks julgele pealehakkamisele peab üht-teist õppima. Noh. Lisaks sellele, mida küsitakse tavaliselt eksamina kontrolltöödes, pakutakse lisaks ka igapäevaelus vajaminevaid matemaatikateadmisi. Ülesannete hulgas on tavapärasest veidi rohkem selliseid, mis võivad lugejale pakkuda ka leidmis- ja avastamisrõõmu. Nii. Selleks, et ujuma õppida, tuleb minna vette. Selleks, et õppida matemaatikat, tuleb lahendada ülesandeid. Edasi, lühidalt õpiku sisus. Õppematerjal on jaotatud 5 peatükiks, millele eelneb varem õpitud kordamine. Esimeses peatükis õpime tundma ruutfunktsiooni. Saame teada, et ruutfunktsiooni graafikus on parabool. Joonestame mitmed paraboole nii vihikusse kui ka millimeetripaberile. Et ruutfunktsioon on tihedalt seotud ruutvõrrandiga, siis õpime lahendama ka ruutvõrrandid. No nii. No ruutvõrrandi lahendamine üldiselt sul juba tuttav, eks ole. Eelmine aasta sai ja parabool kui selline joon on ka sul teada, nii et nendega on juba tutvuks tehtud. Noh, Raivo loeb veel. Nooremates klassides oled õppinud hulkliikmeid liitma, lahutama ja korrutama. Oskad ka jagada hulkliiget üksliikmele. Selliseid murde, mille lugejas ja nimetajas on muutujad sisaldavad avaldised, nimetatakse algebraalisteks murdudeks. Noh, nii. Ja meie siin täna esimeses tunnis teemegi tutvust. Õigemini lahendame ülesandeid üldiseks kordamiseks ja siis lähme algebraist avaldiste juurde, nii et ava lehekülg 6. Leiame siin mõne avaldise täpse väärtuse. Ja siis asume mõne võrrandi lahendamisele. Aga võta matemaatika vihika lahti ja teeme seda siis kirjalikult kaasa. Üks oskus, mis 9. klassi õpilasel peab olema, on muidugi oskus teha tehteid nii harilike kui kümnendmurdudega. Noh, tee üks tehe veel. No ei tohi eksida muidugi tehete järjekorras ja õnneks Klaire ei eksi ka. Ja kolmas tehe ka, siis on ta tehtud. Noh, Raivo, mis vastuseks said? 2-3. Kuidas teistel? On ju, noh, tubli. Klaire tehetega. Nii, noh, Ranel arvas, et lihtsustamiseks sobib vastus 0. Mis teised arvad? Ei ole. No, Ranel tegi siin tehte järjekorras, kas, mina Ranel palun eest ära näita teistele ka. Kas esimene tehe on õigesti tehtud? Nii,
Y ruudus miinus 9, jah. See on siis summa ja vahekorrutis. Mis teise tehte kohta öelda? Pluss 6. Mis selle vastus on, kui me kahe arvu vaheruut? Aga see Y miinus 3 ruudus, see on ta vale, ei ole? No sellest me räägime praegu. Pluss 9 pani miinus 9. Nii pikalt, et me üldse tegema selle kolmandad Aga mis teise vastus on? Y ruudus pluss või õigemini miinus 9. Mis teist arvad? Mis Y miinus 3 sulgudes ruudus, millega see võrdub? Y ruudus miinus 9, sest selle sulgudes on miinus. No järsku ei ole nii. On, kuidas need abivalemitega lood on, see on meelest ära. Millise valemi järele seda? See on see summa ruudu. kuubi. Mis leegi ühes kuulenda? Jah. No. See on ruutude vahe. Esimene oli summa vahekorrutis võrdub ruutuda vahega, aga nüüd teine Y miinus 3 sulgudes ruudus, millega see võrdub? Vaheruudu valem. Noh, vaheruudu valem ja mitme liitmine peab tulemus olema. Esiteks 3 liitmine. Nii, noh, öelge palun, Ranel kirjutab, mis siin on siis? Y ruudus miinus 6Y ja pluss 9. No nii, sulgusid ei ole muidugi tarvis. Nii. Ja nüüd lõpptulemus on 6Y. 6Y. Ei ole ju pluss ja miinus 9. No. Nii. Raivo, mis nüüd lõpptulemus on? Miinus 6Y. Miinus 6X ruudus Y miinus 6X. Siis on miinus 6Y. Mis ja? Kui X-i seda? No. Esimene, kui on teine. Suvi on. Kell on täpselt 8. Olli buss jõudis kohale. Tere! Tere! Tule siia, ma katsun sinu seljakotti, ma vaatan, kuidas seda. Mis sul siin sees on? Õpikud. Ainult tänase päeva õpikud? Jaa. Mitte nädalapäeva õpikud? Tänase. No kena, mine siis. Tere! Tere! Me mõõdame, kaalume täna koolikotte, tere! Kaalugi. Tüdrukutel tunduvad koolikotid väiksemad. Noh. Tere!